tere, head kuulajad, käes on 17. august ja siin on Geeniuse digisaade, kus täna on Hans Lõugas, Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe. Räägime sellisest suve lõpu uudistest, tehnoloogia valdkonnast ja ka mitmetest kogemuslugudest, asjadest, mida me oleme ise oma silmaga näinud ja oma käega katsunud. Täna on teemaks sellest, kuidas telefonipetturid jätkavad Eesti inimestelt raha välja petmist, kuidas ennast mõne teatud tüüpi pettuse laine vastu kaitsta. Räägime uutest Google Pixel telefonidest ja Samsungi nutikelladest ja räägime sellest, et kui elektriautol on igal pool, siis miks elektrimootorrattaid on vähe ja ühest huvitavast elektrimootorrattast ja võib-olla ühest, kahest ja kolmest muust asjast veel. No nii, alustame poole sellise kodumaise uudiste rubriigiga, kus kahjuks ei ole positiivset midagi, vaid on kurb statistika selle kohta, mis toimub Eestis telefonipettuste lainel. Võeti kokku esimese poole aasta statistika, kus politseisse teatati 1800 telefonikelmusest ja internetikelmusest. Ehk siis need on teatatud politseile, ilmselt neid veel rohkemgi. Ja teada on, et siis kokku nende vähemalt pettuste kaudu on Eesti inimeste kontodelt ära hiivatud 13,2 miljonit eurot. Lihtsalt poole aastaga, mõelge. Kui see tempo püsib, siis on see aastas, me vaatame siin veerand 100 miljonit või rohkemgi on see statistika. Ja mis siis veel politsei teatas näiteks selliseks, võib-olla see ei ole ka uudis, aga vähemalt trend on see, et sarnased skeemid, mis töötasid varem ja on ikkagi edukad, nendega saadakse raha kätte. No kõige levinum on näiteks selline, helistatakse ohvrile, öeldakse, et tal on pakk tulnud kuskilt, väga absurdne, aga teil on tulnud pakk Tartu maakohtust. Ma ei tea, miks keegi ootab pakki Tartu maakohtust, aga inimesed selle peale, need küsitakse PIN-koodi. Vabandust, kelmid ei küsi PIN-koodi, vaid saadavad kinnituskoodi, inimene paneb siis kõne ära ja siis hiljem hakatakse seda sama ohvrit nagu hoopis teiste rollide kaudu pommitama ja petma, näiteks et panga turvaosakonnast küsitakse, et kas keegi on helistanud, kas ta on andmeid sisestanud, siis käib politsei operatsioon ja siis aetakse inimese pea väga sassi ja püütakse siis selle inimese, kes arvab, et ta aitab seda pettust vältida, tema arvutisse paigaldada kaughaldustarkvara, millega tema internetipanka kontrollida, püütakse talt võtta kulleriga sularaha ära ja nii edasi. No ei ole midagi uut tegelikult, eks. Aga hämmastav on see, et see skeem töötab ja tuuakse raha inimestelt ära sellega. Oleme ju rääkinud sellest aastaid ja kusjuures praegu isegi tundub, et sinna pettuste ohvriks lausa vist kipuvad juba langema ka need inimesed, kes on seda juttu kuulnud. Et siin hiljuti Diana Poudel, kes entusiastlikult tegeleb kõikvõimalike arvutiasjadega ja võtab toredasti sõna, tegi ühe väga ägeda video, kus tal õnnestus rääkida ja salvestada siis kogu see peaaegu, ütleme, ta vist päris kõik oma raha sinna ikkagi ei annetanud nii-öelda, aga päris mitme selle kõne tasemega, ehk et mitte siis ainult sugu esimesega, ta pani sinna sisse siis oma selle sama koodi ja siis hakkasid tulema need kõik järgnevad kõned. Aga sealt selguski, ühesõnaga minge otsige YouTube'ist üles Diana Poudel ja see video kohe kuskilt ilmselt saabub. Ja väga lõbus, kurb ja hariv vaatamine on see igal juhul ja sealt jäi nagu selline asi siis kõrva eelkõige, sest et need salvestused on ju kenasti kuuletavad. Et seal kõnedes rõhutati sellele, et te kõik ju teate, et need pettused toimuvad. Aga et selle pärast just on see kõik nüüd väga konfidentsiaalne ja neid asju ei tohiks sugugi nii teha. Ehk et tegelikult need inimesed, kes seal räägivad, nagu ääretult head müügimehed, et kui sellised inimesed oleks kaubanduskeskuses Go3 müümas, siis tõenäoliselt kasutaks seda miljardid inimesed. Sest et see nagu skeemi, jah, see võti on nagu ülilihtne, see esimene kõne on see hästi süütu, sulle öeldaksegi see paki teema, väga paljud inimesed ootavad midagi ja nad panevadki selle koodi. Seal samamoodi Diana pani selle koodi ja siis mööduski mingid mõned minutid kui sedagi ja siis saabubki järgmine kõne. Ja järgmine kõne on siis kuskilt Eesti Pangast või mingisugusest, tegelikult absurdsest asutusest, just peaks üldse mingi Eesti Pank helistama või keegi on ju, kes siis küsib, et kuidas teil läheb ja kas nüüd midagi me siin tuvastasime oma küberturbe osakonnast, et kuskil toimuvad mingid hämarad asjad ja kas need toimuvad teiega. Ja siis küsitakse ka mustmiljon küsimust, mille peale juba siis nagu inimese valvsus võib-olla nagu uinub, et tegelikult jääb talle mulje, et teda tõesti tahetakse aidata.
ja nende küsimuste seas ongi siis see, et olete teadlikud, et praegu ikka on väga palju neid küberkelme ja vaat just niimoodi nad alustavadki seda juttu, vaat just niimoodi nad tahavad teie koodi, kas te panitegi koodi, eks ole. Ja noh, siis inimene ongi, panin ja ai, aga nüüd küll asi on juba halb, aga me näeme ikka teie pangalt juba on tahetud liigutada midagi, aga me saime veel napilt käe ette ja nii edasi. Ja siis helistas keegi järgmine ja siis ta pidi vist ise kellelegi helistama ja siis oli üks mingisugune videokõne, mida ta isegi hästi ei saanud salvestada, sest ta üritas kogu aeg seal teise käega telefoniga salvestada ja kellaga seda juttu. Ja see videokõne oligi selline, et seal taga oli siis mingisugune Eesti lipp ja politseiuurija Kaido Kask või kes iganes seal siis oli pildi peal, kusjuures see oli reaalse nimega inimene. Et need kõik need inimesed, kelle nad ennast tutvustavad, on nendest asutustest leitavad. Ja siis sulle tundubki, et see kõik on usaldusväärne ja loomulikult siis ka rõhutatakse seda, et see kõik on hästi konfidentsiaalne kogu aeg, et sa tõesti ei tohi kellegagi rääkida, sest kui sa nüüd kellegagi räägid, siis kõik need satuvad nagu sellisesse kriminaalsesse ringi kohe, et nad siis on kõik, ma ei tea, mingid kahtlusalused või asjaosalised või et umbes, et ära jumala eest neid tõmba sinna, sest siis läheb kohe kõik väga halvaks. Need on head märgid selle kohta, kuidas me võime teha kampaaniaid, inimesi avalikult hoiatada, aga intelligentsed kurjategijad võtavad selle sama kampaania oma nii-öelda pettuse osaks. Just. Te ju teate. Aga on kaks sellist indikaatorit, mis alati mõjuvad punase lipuna, mida tasuks alati meenutada, et kui teil kästakse tegutseda kiiresti, nüüd on midagi ohtlikku, te peate kiiresti otsustama. Ja teine asi on muidugi, kui te peate seda asja salajas hoidma. Et noh, nende vastu on raskem võidelda. Ja noh, muidugi üks väga ergas punane lipp on ka kindlasti see, et noh, kahjuks ütleme siis niimoodi tänases olukorras ikkagi riigiasutustega suhtlemine ei käi niimoodi, et 1 minut helistab mulle keskkriminaal, politsei, kaldkriips, pank ja järgmine minut helistab mingi küberturbeosakond ja 3. minutil helistab veel keegi 3. Tegelikult riigiasutustega asju ajades tihtipeale üldse on tööaeg mingisugune mõned tunnid päevas ja siis pannakse jälle kontorid kinni ja neid on suht raske tabada ja vastatakse heal juhul nädala jooksul ja tegelikult kahjuks mitte keegi üksikisiku rahamurega ei tegele niimoodi, et minuti pärast tulistatakse järgmine kõne ja kutsutakse meid juba kuskile uurijate juurde ja kogu maailm tiirleb nüüd meie pangakontode ja kaartide ümber. Seda lihtsalt ei ole. Väga parem mõtlema ka see, et väga huvitav, kas tõesti kõik Eesti riigiametnikud istuvad kontoris ja lipp on nagu selja taga, et selle töökoha juures. See on no, väga patriootlik värk, et noh, tööle riigiasutusse, lipp läheb taha niimoodi kohe. See võib-olla, ma ei tea, kas see on siis nüüd ütleme ülekantud tähenduses punane lipp või mingi muu värvi lipp, et võib-olla ka see lipp seal ei tohiks niimoodi olla. Aga igal juhul jah, kui te saate kohe nüüd mingisuguse kõne mingilt asutuselt, no, siis see on ilmselgelt pettus, aga tõenäoliselt ükskõik kui palju meiega praegu seda juttu räägime, meie saate kuulajad tõenäoliselt ei ole selle 1800 inimese hulgas vist, mis sa Hans kokku ütlesid selleks numbriks. Ma muide arvutasin ka kohe kiirelt peast peaaegu välja, et kui see summa oli vist 13 miljonit ja 1200 oli neid, või 1800 oli neid inimesi, siis tegelikult keskmiselt igalt inimeselt võeti ära mingi 7000 eurot umbes. Et ikkagi see ei ole väike summa ja see on keskmine summa, see on ikka väga suur summa, mis tähendab, et noh, Eestil läheb väga hästi, nii kurb kui see ka ei ole. Ja need kelmid ju kogu aeg poomitavad ja kogu aeg seda raha ära võtavad. Nii et kui veel arvutada, siis see on umbes 10 edukat pettust päevas. Mitte see pettuse katset, vaid mis on nagu kaebus esitatud ja raha ära võetud. Täna, kui me praegu seda saadet salvestame ja kui te seda kuulate, siis teadke, et kogu aeg käib ja hiivatakse raha. Seda enam tuleb ka tunnustada siis jutumärkides seda nende, kuidas ma ütlen, mehitatus on vist see sõna või, et kui palju neil on selliseid töötajaid, kes sellega tegeleb, sest see ei tundunud olevat, et mingid AI agendid sinuga räägivad, seal tundusid olevat päris inimesed, kes räägivad päris eesti keeles ja päriselt sinu murega tulevad kaasa siis jälle jutumärkides. Ja kui sa ütled, et päevas tehakse ju 10 tükki, tõesti jääb mul üle ainult küsida, et kus see talendivabrik kõik nagu töötab ja kui suures mahus see siis toimib. Et sealt videost ka Dianal tuli kusjuures välja, et ta vaatas vist oma kodulehe statistika järgi külastusi ja selle järgi ta tegi tegelikult järelduse, et need kõned tulidki Ukrainast. Et see oli see sama linnake, mida ka vist Pealtnägija oma loos mainis, kui nad tegid seda katset, et värbame neid kõnekeskuse rääkijaid. Ja tundus, et sealt need päringud tulid, millest siis võis ka järeldada, et ilmselt need kõned tulid ka sealt, aga noh, tegu on eestlastega, kes siis ilmselt seal kusagil linnakeses töötavad ja
ja see masinavärk toimib kahjuks nagu üliefektiivselt. Jaa, lähme edasi, muide ma siia otsa tahtsin väikse turva sellise infokillukese jagada omast kogemusest, millega ma viimasel nädalal kokku puutusin. Ehk mis puudutab kaheastmelist autentimist ja ma arvan, et meie saate kuulajatel on vast kõigil tuttav ja teada ja kasutusel kaheastmeline autentimine. Ja mina olen sattunud sellise olukorra siis sisse selle suvega, kus minul on Microsofti konto ja Microsofti kontol oli kaheastmeline autentimine. Microsoftil on selleks eraldi rakendus Microsoft Authenticator, mis hakkas ise blinkima ja vilkuma ja teada andma ja alguses paari päeva tagant ja siis mitu korda päevas ja väga palju päevas. Sul on uus sisselogimine ja sisselogimised toimusid järgnevatest riikidest. Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Kanada, Saksamaa ja kõiksugu erinevad operatsioonisüsteemid. Mina nendes riikides ei viibinud ja ei kasutanud samal ajal Windowsit või Linuxit, aga ilmselgelt on siis see tegelikult levinud probleem, et kui teie meiliaadress on kuskilt mingisuguses sellises andmelekkes sees, ilma et isegi parool oleks lekkinud, aga meiliaadressi ju tegelikult lekivad, siis hakatakse nii-öelda inimest spämmima või üle külvama nende kaheastmelise autentimise sisselogimiskatsetega. Ja piisab sellest, kui ühe korra kaotada valvsuse ja vajutada jah, ja siis on juba üks samm antud. Ja väga huvitav, siis natukene pärast kaevamist leidsin väga huvitava sellise soovituseni, mida Microsofti enda poole pealt, eks seda välja lülitada ei ole mõtet muidugi, aga Microsofti kontodel vähemalt on võimalik siis luua aliased. Näiteks teie, ma ei tea, nimi on Mati Tamm @Outlook või @Microsoft või see, siis tegelikult saate teha endale hoopis aliase, mille nimi on näiteks Mati Tamm _ minu sisselogimine. Ja kõik need promptid, mis siis on sisselogimised toimuvad selle aliase aadressiga, aga teie põhiaadress, millega te saate emaili vastu võtta oma tuttavatelt, jääb toimima, aga lihtsalt ükski sisselogimine teie põhiaadressiga ei toimi, sellega ei saa sisse logida ja sisselogimiseks on teil siis seotud teine alias, mis ei ole kuskil leketes ja internetis levinud ja kui ka on, saate alati seda aliast muuta, et siis on nii-öelda see avalik meiliaadress jääb samaks, aga sisselogimiseks saate alternatiivse meili ja päeva pealt lõppesid kõik need kaheastmelise autentimise sellised spämmid, nii et lahendusi on. No iseenesest see on väga, väga hea nõuanne ja tegelikult mõnes mõttes tulebki kiita selle kaheastmelise autentimise sellist turvakihti, aga teistpidi see turvakiht võib olla kohati ka isegi päris inimese või päris omaniku suhtes päris ahistav, et mina hiljuti viibisin välisriigis nimega Soome, kus mul olid kaasas siis ka need erinevad Samsungi telefonid. Ja just kuna siin olen üritanud seda Foldi kasutada nagu rohkem, siis kogu aeg ma avastan mingeid asju, mida mul seal veel ei ole. Ja siis ma tahan selle asja sinna installida ja siis jällegi autentida ennast Google'i kontoga. Ja oli nagu olukord, kus mul oli kaasas ka see Fold Ultra, aga see oli kuskil hoopis teises kotis. Ja siis kui ma nüüd proovisin sisse logida oma Google'i kontoga, siis öeldi mulle, et te olete nagu sellises mitte väga tavapärases kohas ja nüüd palun minge oma teise seadme juurde ja siis öelge sealt see kood. No nii, teine seade siis osutus esiteks vist minu Pixel XL Pro'ks, mis oli üleüldse Soomest väga kaugel nimega Eestis. Ja siis ma ütlesin, et seda seadet nüüd küll ei saa. Ja siis ta pakkus mulle valikuks ka seal mingeid teisi Fold'e, mis mul olid küll kaasas, aga ei olnud ka käepärast võtta. Ja tegelikult see üritus lõppeski sellega, et ma ei saanudki sinna sisse, ehk et ta küll pakkus ka võimalust saata mulle kood sellele telefonile, millega ma parajasti tegelen, aga seda koodi ei saabunud. Ja kui ma seal veel palju kangutasin, siis mul hakkas nüüd tunduma, et kui ma liigselt rapsin, siis ma võib-olla leian ennast olukorrast, kus mulle öeldakse üldse, kuule, et juhuks nüüd mingi paar päeva teeme pausi sinu kontodesse sisse logimisel, sest ilmselgelt see algoritm ei suutnudki nüüd aru saada, kas see olen päris mina. Ja loomulikult tuli mulle ka meili peale siis iga sellise asja peale, iga katsetuse, iga muutmise peale nagu teavitus. Keegi üritab asukohast seal nüüd teie kontole sisse saada, kas see olete teie, eks ole. Aga sinu puhul see olidki sina. Ja ma siiski panin, et see olin mina, aga see ei tähendanud, et järgmist sellist küsimust jälle ei tulnud. Ja siis hakkas mul selline punane lipp või tuluke küll põlema ja ma tegelikult loobusingi. Et ma mõtlesin, kui mul seda teist seadet nüüd võtta ei ole ja neid koode ei tule
ja kogu aeg ai algoritm arvab, et mina olengi seal see pahalane, siis miks mitte ta ei pane seda tõkkepuud igaks juhuks kinni. Nii et see on selline kahe otsaga asi, et kui te tahate ühesõnaga omal siis midagi uuendada või installeerida või teha, siis kindlasti tasub see eelmine seade või mingi teine seade, mis teil on, hoida käepärast, sest see on üks asi, mida need algoritmid kipuvad väga tahtma, et sul oleks võimalus sinna seadmesse vaadata. Ja olgugi nad pakuvad ka variante muid, seal on alati, et kasuta midagi muud. Siis näiteks minu puhul ma ei jõudnud kunagi selleni, et pane oma parool, kuna mul oli ka Google autentikaatoriga see seotud ja nii edasi. Aga millegipärast seda minul seal teiste võimaluste seas ei olnud, et minul oligi teiste võimaluste seas kogu need teised seadmed, siis et saada kusagile kood, see aga ei toiminud sellel hetkel ja selline olukord võib ka tekkida. Väga head kogemuslood siin siis 2 astmest autentimisest, aga lähme siis uudistega edasi, vaatame, mis on veel maailmas juhtunud ja seadmete rindelt on Google välja lasknud oma uued pikseltelefonid. Meelis, kas sa vaatasid sellele rivile pilgu peale, et mis seal uut on? Uut on väga vähe ja mõneski kohas on mindud tagasi, ehk siis numbrid on uued, natukene on muudetud ekraane eredamaks ja muid selliseid asju, aga ega tegelikult see teeb ainult mulle rõõmu, et on mindud tagasi, sest mul teadupärast ongi nagu Pixel 9 olnud kogu aeg, kui nüüd 10 pealt minnakse tagasi. Ja see teeb sellepärast rõõmu, et sa ei ole midagi kaotanud, vaid su telefoni väärtus on nüüd tõusnud. Just. Aga jah, et selles mõttes, et muudatused on väga väiksed ja kohati on näiteks see, et üks põhimuudatus on see, et kõik on kallimaks läinud, ehk siis Ameerikas $100, Euroopas ilmselt sama palju eurosid või isegi natuke rohkem, kuna maksud on. Ja lisaks on see, et mälu on siis nüüd kõigil 256 giga salvestusmälu, et vanasti oli ju kõigil 128 giga odavam versioonidel, mis on ühelgi teisel tootjal ei olnud enam nii väikest mälukogust, eks ole. Ja kõige parem nali on muidugi see, et Pro seeria mudelitel siis 11 Pro ja 11 Pro XL-il on, kui vanasti sai siis kõigil Prodel sai 16 giga rammi, siis nüüd on seal 256-l on 12 giga rammi, ehk siis mälu on vähem kui vanasti. 512-stel on küll 16 giga nagu eelmine aasta terabaidistel ka. Ja üks asi, mis veel on siis muutunud, on see, et Prodel on zoom-kaamera on suurema sensoriga natuke parem kui varem. Ja lisaks on siis kõige jaburam muudatus on see, et kui seal, kus Prodel oli vanasti mikrofon, on nüüd siis selline pisike LED-tuluke, millest kõik väga palju on rääkisid siis lekete põhjal ja kohati jäi mulje, et selle kogu selle kaamera selle mooduli ümbrus helendab, eks ole, kui mingid asja toimub. Aga tegelikult on seal ainult üks tükk tuluke, mis suudab näidata 5 värvi ja ta näitab see tuluke töötab 2 juhul. Üks on see, et kui sulle helistab mõni sõber või kolleeg, kelle sa oled määranud lemmikuteks, siis see tuluku läheb tööle vastavalt sellele, mis värvi sa oled talle määranud 1 5. Ja kui sa räägid Geminiga niimoodi, et su telefon laua peal nägu allapoole, siis tuluku läheb põlema, kui sa Geminiga räägid juhtmevabalt või käed vabalt nii-öelda. Ja see on kõik. Ja ehk siis sa ei saa seda tulukest panna tööle teavitama mingite äppide puhul, sa ei saa seda panna isegi siis, kui sul sõber sõnumi saadab, vaid ainult siis, kui ta helistab. Ehk siis nagu funktsioon on, aga see on nagu nii piiratud, et sa praktiliselt kasutu. Ja ma ei tea, kui palju me tahame rääkida Geminiga teada siis tingimata, et nüüd ma räägin taga, eks ole. See on nagu väga-väga kummaline uuendus, et arusaamatu, miks ühesõnaga, et idee on hea, aga teostus on halb, et miks nii ära piirsaid selle. Kõik ootavad väga nagu seda teavituste tulukest, nagu see oli vanasti. Aga kas ei ole mõnes mõttes praktiline, et kui mul on see hääleassistent seal, kellega telefonis, kellega ma tahan rääkida, siis ma ei pea telefoni üles võtmagi, aga indikaator tuluke ütleb mulle, et ta praegu kuulab mind ja reageerib, et ma ei räägi seinaga. No eks nad üritavadki teha sarnast asja, nagu on, ma ei tea, siis ühesõnaga nendel nutikõlaritel, eks ole, Amazon Echo'l ja Apple'i omal teistel, kui sa räägid selle assistendiga, siis ta eks ole, teeb seda tulukest, näitab sulle, et ta kuulab sind või et see näitab, et mikrofon on aktiivne. Et see on nagu, ma saan mõttest aru, aga kurb on nagu see, et see tuluk kõik lootsid, et see on nagu päris nii-öelda teavituse tuluke, mis näitab sulle, ma ei tea, kui sul tuleb WhatsApp sõnum, mis on roheline ja kui sul tuleb Instagrami sõnum, mis on punane, eks ole, mis iganes, et saaksid nagu seda ise määrata. Aga et nad selle nii
nii ära on piiranud, see on nagu noh, ma ei saa aru, miks nad seda teinud on, aga üks võimalus on see, et nad lihtsalt ei jõudnud õigeks valmis ja siis nad lihtsalt ei ole seda suutnud arendada, võib-olla tulevikus tuleb uuendusega asja juurde, sest tuluk on iseenesest füüsiliselt seal olemas, eks ole, puhtalt tarkvara küsimus. Ja noh, kaamera tarkvara on saanud terve hunniku uusi asju, et seal on mingid, mitte filtrid, aga siis sellised iPhone'i moodi nii-öelda erineva pildivälimuse variandid, mis muudab siis nagu sa määrad selle enne pildi tegemist ja teeb selle pildis nagu kohe teistmoodi, mitte ei ole see, et see filter genereeritakse pärast tagant järgi, eks ole. Ja hästi palju on mingeid teisi siis selliseid sisuloojatele mõeldud kaameratrikke, et nagu selle peale on nad nüüd üritanud siis niimoodi minna, et võib-olla ei ole tehtud füüsiliselt asju paremaks, aga lihtsalt on tarkvaras muudatused tehtud ja lisaks on siis muidugi uus Tensor 6 protsessor, mis on väidetavalt ei ole enam Samsungi, vaid nüüd on MediaTeki modemiga, mis peaks olema efektiivsem, aga samas Google pole mitte poolt sõnagi rääkinud sellest, et mis on selle protsessori kiirus või võimsus või nii edasi, et ju nad siis kardavad sellest rääkidest, et nagu mitte mingeid andmeid ei ole nagu avaldatud selle kohta, lihtsalt on nimi ja kogu lugu, eks ole, et ilmselt kui testid välja tulevad, siis on näha, aga noh, kõik arvavad praegu, et ilmselt ei ole tegemist kuigi suure edasiminekuga eelmise aastaga võrreldes. Kas füüsiliselt on need mõõdud samad ja telefonid on? Mõõdud on põhimõtteliselt samad jah, ja välimus on ka, et see, nüüd on, mis on see, et tavalistel mudelitel, mitte Prodel on siis läinud see kaamera mooduli kõrgus väiksemaks, et keegi siin just tegi selle nalja, et nüüd saab Pixelit ostes selgelt aru, kui kallis telefon on, et sellel A-seerial, eks ole, see kaamera moodul on tagumise korpusega tasa, et ta ei ulatuselt välja, tavaliste ulatab nüüd vähem välja kui varem ja siis Prodel ulatab rohkem välja, kuna see on suuremad sensorid, et siis selle järgi saab täpselt aru, kas on kallis või odav telefon. Aga nagu jah, muid, ühesõnaga, et väga vähe muudatusi ja paljud ikkagi juba on avaldanud arvamust, et kui saad eelmise aasta mudeli oluliselt parema hinnaga, siis kindlasti saab see ostes, muudatusi on lihtsalt niivõrd vähe. Aga Pixel on tõi ka välja volditava, mida meil ei ole. Ja no volditav on samamoodi, et kui vaadata, mida siin Samsung teeb või mida Honor teeb või siin nagu konkurendid, siis see on ka väga vähe muudatusi ja loomulikult on põhiline asi, mille nagu kurdetakse, on see, et kui kõik teised tootjad, nii Hiina tootjad kui eriti Samsung on sel aastal kõvasti vähendanud volti, eks volt on nagu vaevu märgatav, siis Pixelil on volt endiselt suur. Et see on nagu, et nad ei ole nagu selle koha pealt teinud mingeid edusamme ja loomulikult hind on kallis, eks ole. Et see on nagu pettumus. Huvitavamad muudatused võib-olla peituvad hoopis kellas, et Pixel Watch 5 tuli ka välja ja seal on üks huvitav uuendus, mida saab teha ainult Google, et nimelt nad on teinud uue GPS-i algoritmi siis spordisõpradele ja GPS on nüüd palju täpsem ja nad on nii kindlad selles täpsuses, et nad isegi kutsusid terve hunniku selliseid spordi YouTuberid, kes nagu tõsiselt kellade ülevaateid teevad hästi pikki korralikke ja andsid neile kella ja ütlesid, võtke kaasa, mis iganes kellade soovite kaasa võtta, Apple Watch või Garmin või midagi muud, eks Samsung kas või võtke kaasa ja me anname teile selle Google'i kella ja minge jookske siin New Yorgis majade vahel ringi ja näete, kui palju täpsem see on või kui hea see on, eks ole. Ja tulemused on tõesti paremad kui varem, et ei ole nüüd imetäpsed, aga selgelt parem kui eelmistel Google'i kelladel ja kuidas nad seda teevad, on siis see, et nad kasutavad ära, nad teevad seda tagant järgi või mitte siis päris reaalajas nagunii ei vaataks olla seda GPS-i tracki, noh nii täpselt. Ja nad teevad seda serveris Google'i Maps'i andmete alusel, et kui nad näevad, et siin on New Yorgis kõrge maja, nad teavad, et selle maja peegeldus mõjutab GPS-i vaat niimoodi, eks ole, ja siis nad kompenseerivad AI-ga algoritmiga selle järgi ja see tulemus on väga hea. Ja kuna Google Maps'i data on olemas ainult Google'il, siis keegi teine nagu sarnast asja teha ei saa, kui nad just ei osta Google kalli rahast oli admeid, eks ole. Et see on nagu väga kaval liigutus. Et siis nagu pilvepõhine täpne GPS, et ma kellaga kogun kokku need anduri ja GPS-i signaalid ja muud asjad ja kell saadab nad Google'i pilve, kus siis pannakse ülitäpne marsruut paika. Tegelikult on see, et kõik tootjad teevad natukene midagi, kas kellas või pilves tagant järgi, eks ole, et nad korrigeerivad seda ja näiteks Apple Watch teatavasti on hästi kuulus selle poolest, neil on see snap-funktsioon vaikimisi, mis kohati on väga hea, kohati ei meeldi inimestele, on see, et kui sa jooksed tänaval, siis ta teab, kus on kõnnitee ja siis suunab sind kõnnitee peal isegi siis, kus tegelikult jooksed keset teed, eks ole, et selles mõttes nagu, et snapib nagu nii-öelda, snap on sidewalk. Et selliseid asju teevad paljud ja ongi see, kui hästi seda osatakse ära kasutada ja kui palju seda andmeid on, siis tegelikult see tagantjärgi või pilves tegemine on ju okei, sest et
nagunii sul on see täpseid andmeid vaja nagu peale seda, kui sa oled selle jooksu lõpetanud, et kas sa on nagu, kas sul oli täpselt 10 kilomeetrit või 10,2 on ju. Ja sul ei ole seda vaja nagu jooksu ajal tingimata. Ja selles mõttes on see nagu väga hea lahendus ja noh, kõik teised asjad on ka natuke paremaks tehtud, et sisu on küll sarnane nagu eelmise aastaga, vist on vahe selles, et nüüd on uus protsessor, Qualcommi oma samamoodi. Ma võin selle küll üle vaadata, ma võin eksida praegu, aga et kõik muud asjad on suhteliselt sarnased eelmise aastaga, välimus on täpselt sama ja tegelikult see välimus on ju alati olnud nagu tore, siuke sõbralik ja mõnus, et selles mõttes nagu ei saa muu, selle koha pealt kurta, mulle tundub, et see Pixel Watch on nagu oluliselt parem edasiminek, kui olid need telefonid, eks ole. Tegelikult üldse ka, see käib kõikide tootjate kohta omamoodi, et miks osta järgmist mudelit, kui eelmine on peaaegu samasugune, sest ega Watch kui selline välimuselt on ju ka üsna identne ja sama käib ka telefonide kohta, et põhjus, miks sa üldse võib-olla peaksid ostma siis uue Pixeli või telefoni või kella, on võib-olla ikkagi pigem see, et kui sul on mingi teise brändi telefon ja sa tahad siis nüüd selle peale tulla või ma lihtsalt proovin nagu aru saada, et kas keegi, kelle näiteks ka on juhtumisi praegu 9, peaks nüüd kohe tormama poodi, et ostma omale jälle ühte teist, eks ole, ilmselt mitte. No, tegelikult ei peaks ja mis puudutab ka seda GPS-i värki, siis see on puhas tarkvara, nii et ma tegelikult Google ei ole nõus ütlema, kas see tuleb tarkvara uuendusega vanematel mudelitel või mitte, eks ole, et noh, tõenäosus on, et võib-olla isegi tuleb, aga loota ei saa, aga see on ka nagu ainus suurem uuendus. Kusjuures ma just eksisin, et see protsessor on tegelikult sama, mis ta oli eelmine aasta, ma lihtsalt segadusse see, et Samsungil olid ju nende enda protsessorid vanast varem ja nüüd on uus Qualcomm, aga Pixel Watch on endiselt see vanem Qualcomm siis, mis ei ole sama hea kui on Samsungil, mis on üllatav. Viimase asjana võib-olla öelda siis seda, et Google tegi ka oma esimese kadunud asjade leidi, ehk siis AirTagi konkurendi, mille eriomaduseks on siis see, et tal on UVB tugi, ehk siis ta suudab veidi täpsemalt näidata, kus kadunud võtmed või rahakott on, nagu AirTag, eks ole, mida paljudel teistel Androidile mõeldud asjadel trackeritel ei ole. Probleemiks on muidugi endiselt see, et see Google'i võrgustik on suhteliselt nõrk võrreldes Apple'i omaga ja teiseks on see, et see tag on suhteliselt suur, ta on suurem kui AirTag, ma ütleks, et ta on umbes sarnase suurusega Samsungi tagiga või Xiaomi tagiga, aga vahe on selles, et nii Samsungi kui Xiaomi omadel on integreeritud aas või selline koht, kuhu saad panna siis kohe võtmerõnga külge või nii edasi, aga Google'il seda ei ole ja sa pead samamoodi sarnast AirTagile ostma siis ümber, eks ole, aga kui sul juba on suhteliselt suur vidin ja sa paned ümber, siis AirTagi helis on see, et see on ise suhteliselt pisik, eks ole. Nii et jah, et selle tegi ka 30 eurot maksab, nii et selles mõttes sarnase hinnaga AirTagiga, aga konkurendid on oluliselt odavamad või oluliselt paremad. Ehk siis välja arvata UVB tugi, mida konkurentidel eriti ei ole. No UVB tugi on tegelikult väga oluline asjade üles leidmisel näiteks kodust. Kas ta on selle diivani taga või selle padja vahel, seal taskus ja mitu sentimeetrit see kaugus on, see tegelikult mingites olukordades on siin lihtsalt on see, et kas sul on telefon, meil on UVB tugi, et me olen parem rääkinud Androidiga, see on nagu veidi nutune, sest et ainult Pixlitel on ja kallimatel Samsungitel on ja ühelgi teisel telefonil ei ole ja kas Apple'il on ka niimoodi, et E-seerial ei ole vist odavatel iPhone'idel ei ole UVB-d, ma praegu võin eksida. Võib-olla küll, jah. Et ühesõnaga jah, et ta on kasulik, aga Androidi maailmas on see eriti kurb, sest et lihtsalt tootjad, isegi Hiina tootjad tippmudelitel ei ole UVB-d, mis tegelikult võiks olla. See on tegelikult tuleviku mõttes nagu eriti kasulik sellepärast, et tulevad ju meil ikkagi nii-öelda autovõtmed asjad ka ju ja me rääksime nutilukkudest siin alles hiljuti, eks ole, et kõik see on tulevik ja võiks olla selle jaoks valmis ikkagi siis. Võtame korraks selle Pixli sektsiooni kokku ka sellega Meelise hindadega, sa ütlesid, need hinnad on kallimaks, aga ikkagi panna kuulajate jaoks korra see joon maha tõmmata siis, kus on need Pixel 11 Fold ehk volditava telefoni hinnad, sest me oleme siin hiljuti rääkinud Samsungi volditavatest, kus nad algavad ja kust algavad kõige soodsamad Pixel 11 hinnad. Et äkki sa saad korra need nii-öelda kategooriat meelde tuletada. Telial on igal juhul Pixeli seadmed eeltellitavalt olemas ja siis ma võin öelda seda, et kõige odavam Pixel 11 Pro XL on 1439 eurot, 256. Tavaline Pixel 11 on 1029, kui mu mälu mind vettes eelmine aasta oli 899. Ma võin eksida praegu, aga Watch 5 on 449. Tavaline Pixel 11 on 1029. Jah, see väiksem mudel siis, eks ole. Mitte, siis Pro. See on 11, mitte Pro. Pro on kusjuures 1239 tavaline, nii et need on ikka väga-väga kallid.
ja XL või selles mõttes folditavat pikslit teatavasti Eestis ametlikult ei müüda, et Google ei ilmselt on nii kallis, et nad ei raatsi seda tuua, eelmine aasta ei olnud ja sel aastal ka. No ma vaatasin praegu millegipärast Google'i Saksa poodi ja seal on siis 11 Pro Fold on alates 1999, 2000-st. Noh, 200 € odavam kui Samsung, aga ma pigem vist ostaks selle raha eest Samsungi. No tänastes ma vaatasin Soome poodides ringi, et noh, tõsi eelmise Foldi eest täna siis operaatori poodides küsitakse nüüd umbes 1400 nagu uuena. Aga eks need hinnad muidugi langevad, et kui sa tahad lihtsalt piksli tarkvara, et siis mul on mõnes nagu kahju, et seda Foldi tegelikult Eestis ei ole, sest et ma nagu tunnistama, et need aastad piksliga on mulle selle tarkvara kuidagi teinud väga käepäraseks. Eks see on maitse asi jah, mina endiselt eelistan Samsungi tarkvara, aga piksli pole viga midagi. Ja tavalise telefoni puhul seal ongi mõlemal eeliseid, oma eeliseid ja puudusi, aga ma olen päris veendunud, et volditavate telefoni tarkvara, ehk see, kuidas töötab volditavana, kuidas töötab mitu äppi korraga, see on Samsungil ikkagi nagu peajagu parem kui Google'il. No võib-olla on jah, mina olen endiselt kahjuks selline niivõrd dinosauruslik kasutaja, et see kõik räägib kogu sellest mitmest äpist korraga. Minu jaoks ikkagi telefoni ekraan täidab ühe äpi või vastupidi ja ma ei tea. Siis sul ei ole volitavat vaja lihtsalt. Mulle väga meeldib, et seal on suur ekraan ja ma sellelt oma Fold 8 praegu vaatan ilusaid lõbustuspargi pilte suurelt ekraanilt ja ruigan rõõmust, sest nad on tõesti ilusad, aga ma ei tunne nagu mingit soovi tõmmata sinna mingit mitut äppi kõrvuti ja ma isegi mõtlen, et aga oma iPadi aegadest ma ei olnud kunagi tahvli pealt mingine multitasker, et see tundub mulle nagu nii vaevaline ja keeruline ja no okei, aga see selleks, et ilmselt on tõesti inimesed, kes kuidagi on tundnud väga vajadust, et oma telefonil mitu asja kuidagi kõrvuti lohistada. No on inimesi, kes kasutavad oma volitavat telefoni arvuti asemel, teevad sellega tööd ja multimeediat ja sisu ja kõik, et mina pole ka sellest kunagi aru saanud, aga neid inimesi on, kui neid on küll vähe, aga neid on. Kuulge, aga lähme võib-olla siis järgmise rubriigi juurde ja räägime konkreetsemast Samsungi nutikelladest, Samsungi telefonidest me oleme siin rääkinud, eelmine saadegi pikalt analüüsisime, aga te mõlemad olete käinud ringi Samsungi kell käe peal ja mina olin enne saate algust vähe skeptiline, et mida huvitavat seal rääkida on, aga minu skepsis on võib-olla pealiskaudne, võib-olla ei ole ka, nii et mis mudeli klient sul oli? Mida sa oled testinud? Meile testimiseks jagati lahkelt tegelikult kõiki mudeleid, siis nii 9, Watch 9 kui ka 9 Ultra. Mina lihtsalt puht füsioloogilistel põhjustel vaatasin, et see Ultra koormaks minu tagasihoidlikud käsivarred liiga üle ja ma panin käe peale siis Watch 9. Ultra oli seda oluliselt suurema kobakon, kuna enne olin ma kasutanud Pixel kella, mis teadupärast on ikkagi palju väiksem. Nii et Meelis, ma saan aru, on vist Ultra paadis olnud. Ja mina valisin Ultra, tegelikult ka oli võimalik valida, kumba ma tahan ja valisin Ultra kahel põhjusel. Esimene põhjus oli proosaline, ma eelmine aasta testisin või 2 aastat tagasi, kui esimene Ultra välja tuli, testisin ka Ultrat ja siis oli nüüd hea võrdlusvõimalus. Ja teine asi oligi see, et Ultra on teatavasti oluliselt suurem aku ja ma tahtsin näha, mida see siis teeb. Kella puhul peab muidugi ütlema, et see kella testimine on selline kuidas ma seda ühe lausega üldse kokku võtaks, ma ei taha nagu kasutada sõna mitte tänamatu töö, ta on selline vastikult suur ettevõtmine, et see Samsungi kell ka selleks, et ta üldse minu füsioloogilistest parameetritest ja tervisest ja ma ei tea kõigest veel aru saaks, tuleb teda väga järjekindlalt ju kanda, et seal on mingisugune 7 ööd ja stiilis 10 ööst 2 ööd peab ta mingit norskamist kuulama ja ta tahab nagu väga põhjalikult aru saada, kellega või millega on tegu, mis tõttu ei saa nagu kella lihtsalt panna käe peale ja siis vaadata 1 või paar päeva, et kuidas on. Veel keerulisem on see tegelikult selliste mittenutikate spordikelladega, et kui sul on ikkagi Garmini kell, mille aku kestab väidetavalt 6 aega, siis selleks, et sellest aru saada, pead seda 3 kuud testima, mitu korda laadima, eks ole, päris kestab. Et esimene mulje küll 9-st, mul ei ole võrdlusmomenti olnud Samsungi eelmiste kelladega, vähemalt minu sellises lähimälu ajaloos, et see aku kestvus, mida küll nüüd räägiti, et see on nüüd küll läinud palju paremaks ja kõik on hästi. Sellega on ikkagi kahjuks reaalsuses selline lugu, et kui ma vana hea Pixliga sain ikkagi kindlasti hakkama nagu niimoodi 2-3 päeva, siis see Samsungi kell on kuidagi täpselt seal mingisuguse
imeliku 27 tunni piirimail või ma isegi ei oska seda numbritesse panna. Ma arvan, et sul on tagurpidi anomaalia, sest et ma ei tea peale sinu kedagi, kes julgeks öelda, et piksel kestaks nagu üle 1,5–2 päeva. Ja no piksliga oli mul nagu see lugu, et kui ma laadisin ta ühel päeval täis, ma ei pidanud teda tingimata järgmisel päeval laadima. Ma võisin teda laadida ka ülejärgmisel päeval ja kõik oli hästi. Aga Samsungiga kippus mul nüüd olema see lugu, et kui ma teda järgmisel päeval ei laadinud, siis ülejärgmiseks hommikuks oli ta tühi. Ja ma pidin nagu alati mõtlema, et ma kindlasti teda iga päev laeks ja ma võtsin ka välja selle ekraanikuva, olgu, et vaikimised on ta sees, et siis see always on ei ole. Aga tõsi, mul olid seal sees kõik need maagilised surmakuupäeva ennustavad funktsioonid, mida on tal ju metsikus koguses. Et võib-olla siis tõesti... Kas sa teed nüüd nalja või ongi selline funktsioon? Ei, võt seda ma ei leidnud, aga võib-olla see on, sest tal on meeletult palju seda. Tal on kõikvõimalikud veresoonkonnad ja rasvkude ja skeletilihased ja neid on seal tõesti kõvasti. Et sa saad tegelikult anatoomiast kui sellisest nagu, sa saad nagu liiga palju teada. Et see on seal olemas, aga ühesõnaga jah, selle akuga natuke selline kummaline lugu oli mul, et nagu teiseks päevaks oli ta lihtsalt selle nii-öelda kandmise 24 tunniga nii palju tühjem, ma ennem võib-olla tegin liiga, et 27 tundi võib-olla liiga vähe, aga just oli nagu see olukord, kus ma ei saanud nagu 2 täispäeva oma kandmistega hakkama, siis kui ma nüüd jagan selle ära, siis see tähendab, et 24 tundi on ööpäevas, siis see ikkagi tähendab, et vähem kui 48 tundi või mida iganes, nii et see nagu erisus tuli välja ja nagu üldistatuna teine erisus, mis sellise amatöör. Kas sul oli väiksem või suurem mudel? Ma arvan ikka, et suurem vist või. Väiksem on tõesti väike aku. No tead sa, ma arvan, et suurem, ta on nagu peaaegu sama suur nagu see ultra, aga ta on lihtsalt õhem ja... Okei, mis on suurem, okei. Ja teine asi, mis minu sellise kui amatöör testija jaoks vähemalt kellade osas ka välja tuli, ongi see, et ma olen selgelt liiga siis nõrk nii mentaalses kui füüsilises mõttes, et tarbida ära kogu seda kella pakutavat anatoomia õpikut. Et seda on nagu tõsiselt palju, et ma saan nagu nii palju, võin teada saada, et ma ennem ei teinud nalja muide, ma sain teada, et mul on skeletilihased liiga head näiteks. Liiga head, ütles. Liiga head, ma ei tea, kas see on siis halb või hea, sest et skeletilihas oli mul punasesse läinud. Ja siis ma lugesin infot, mis asi see on ja siis öeldi, et see on mingi selline lihas, mis on skeleti küljes ja siis nagu midagi teeb, sest ta analüüsib keha koostist. Ja üks osa keha koostisest on skeletilihas muuhulgas. Seal on nagu mustmiljon muud asja, mis inimese kehas juhtumisi on. Et igasugused rasvaprotsendid loomulikult ja veetasemed ja muud keerulised ained, mis on kehas. Ja kõik need on siis ju kuskil normide piires ja pluss siis see mingi terviseosakond, mida ta siis tõesti need 7 päeva seal mõõdistab ja teeb, kus ta siis proovib anda mulle nagu meeletus koguses nõuandeid, mida kõike ma peaks tegema teisiti, et asjad siis läheks nagu paremaks. See pani mind kõik nagu vastas natuke sellisele, isegi nagu, kuidas ma seda kokku võtaks, sellisele mõttele, et kui ma saan seda kella vaadates teada, nii-öelda, et ma nagu läheks nagu arsti juurde ja arst ütleb, et et kõik on teil enam-vähem okei, siis ma kehitan õlgu ja mõtlen, et mis seal ikka, et siis on ju enam-vähem okei ja minu päev on samasugune. Aga kui kell ütleb mulle, et kõik minu skeletilihased on punases ja mingi muu jama on, eks ole, siis mul tegelikult kipub tekkima masendus ja ma täpselt tean, mida ma peaks kõike tegema, sest kell hakkab mulle andma nagu mustmiljonit soovitust, et ma ei tea, tee nii ja liiguta seda ja muuda kolmandat. Ehk et ma tahan oma jutuga öelda, et väga raske on saada sellest infost positiivset emotsiooni. Ehk et ma nagu ei liigita seda, et kui mulle öeldakse, et minu lihased on okei, siis ma nagu ei hüppa rõõmust taevasse, vaid siis ma mõtlen, see on hästi, aga kui mulle öeldakse, et kõik on väga halvasti, siis ma olen nagu pigem selline, oli mul nüüd seda veel vaja teada. Ja lõppkokkuvõttes, kui ma siis midagi ei muuda, tegelikult läheb kõik samamoodi edasi. Et võib-olla ma ei ole nagu absoluutselt see anatoomia õpikus. Ei, siin on 2 asja. Ma ei taha sulle nüüd nii-öelda tõde paljastada, aga teate, me saamegi vanemaks kogu aeg. Eks seal ei olegi häid uudiseid tulemas. See on probleem Google'i jaoks ja Samsungi jaoks ja kellatootjate jaoks, et see toode, mille eest ma olen raha maksnud, ma sellest tootest, ma ei tea, positiivset emotsioone, sest nende jaoks äri on ju mõte on see, et tarbija saab positiivse emotsiooni, asutab ja ostab uue. Aga ütleme meditsiiniliselt ei olegi häid uudiseid. See on muidugi austus, aitäh, see on väga realistlik tõdemus ja ma saangi aru. Aga üks asi veel, see, mis sa räägid, see tundub, et kell tegelikult sobib ju tegelikult, see on teatud inimtüübid, me võime kutsuda neid biohäkkeriteks, me kutsume neid inimesteks, kes on nagu väga üdini jälgivad oma kõiki keha mõõdikud ja jäljendused, sest nendele inimestele võib olla ju väga hea tööriist, on ju. Ja
sa mõõdad oma skeletilihastes seisu ja siis muudad toitumist, liikumist kogu aeg, aga võib-olla keskmisel inimesel võib-olla ei ole. ja ma ei tahtnud sugugi kõladagi niimoodi, et see oleks nagu halb, et seda kõike on tõesti metsikult palju ja kui te juhtumisi oletegi see biohäkker, kes võitleb realismiga, mida Ants just enne välja tõi, siis tegelikult ongi see võib-olla väga okei, sest need toitumisnõustamised ja unenõustamised ja uneapnoe määramised ja hingamisrütmid ja need kõik on nii, et sa võid tegelikult oma, ma ei tea, no liialdatult öeldes, ma ei tea, pool päeva sisustada nende kaardistamise ja kui sa tahaks saada kõik näidikud rohelisse, no see oleks nagu uskumatu, on ju. Sa ei saa ju igavese noorsoo allikast juua. Olid, et mul küll tõsi, enamik näidikud olid nagu suhteliselt seal keskel ja ei olnud nagu väga hull, aga tõesti muidugi ta noris seal mingisuguste magamisharjumuste kohta ja südamerütmide kohta ja mida iganes. Ehk et see kõik ongi tegelikult tore ja see, et Samsungi kellas see on ka tore ja võib-olla ma kahjuks ei olegi niivõrd pädev inimene üldse hindama, kui hea ja kui täpne ja kui tore see siiski päriselt on, sest see eeldaks ju seda, et ma paneks omal ümber mingisugused päris niudevööd ja rihmad ja muud asjad ja siis hakkaks nagu vaatama, et kas see info, mida kell teada saab, kas see infoga päriselt meditsiiniliselt kokku läheb, sest kell ju igal sammul ütleb mulle, et olgugi, et ta nii minu kohta arvab, ärgu ma jumala eest arvaku, et siin on tegemist mingi meditsiini andmetega või nõustamisega või noh, et sellest peseb tootja vastutuse, kõlab täiesti nii, aga ta rõhutab seda kogu aeg, et kui ikka päriselt tahad teada, mis juhtub, et siis kell on küll viimane asi, kus seda küsida. Ma võib-olla enne kui ma lähen ultra juurde, ütlen siia juurde Glenni asjade kommentaariks paari kommentaari. Nimelt esimene asi on see, et Samsung ei ole kogu ainus tootja, kes seda teeb, minu arust Pixel loeb täpselt samamoodi sinu kõiki neid asju ja räägib sulle, kui vanas oled, eks ole, et selles mõttes kellad kipuvad seda kõik tegema ja see on suur võitlustannes, kõik üritavad seda teha paremini kui konkurendid, eks. Ja teine asi on see, mis nüüd Samsungisse puutub, siis kui ma käisin Londonis selle esitlusel, siis seal oli korraldati ka selline väike terviseseminar, kus siis Samsungi inimesed ja nende külalised erinevatest fitnessfirmadest rääkisid sellest ja nende ikkagi põhisõnum oligi see, et täpselt sama, mida Glenn räägib, et tore on, et me oskame väga hästi nagu andmeid koguda ja nii edasi, aga oluline see, et mida me nende andmetega teeme, et punkt 1 on privaatsus ja punkt 2 on siis see, et need lõpuks jõuaksid kuskile arstini või oleks mingisugune reaalne, usaldusväärne ja normaalne ülevaade ja see on nagu tegelikult see, millele Samsung vähemalt enda väitel siis taustal nagu üritab nii praegu kui tulevikus järjest rohkem tähelepanu pöörata, et oleks sellest uunikust andmetest ka päriselt mingit kasu ja et andmed jõuaksid lõpuks ja sa võiksid saada selle raporti kuidagi kätte ja viia selle oma arsti juurde või isegi sa kuidagi automaatselt jõuaks, eks ole. Et see on kõik nagu see, milleni nad ikkagi tulevikus lähemas või kaugemas üritavad pürgida ja kui ma tegin Benjamin Browniga intervjuu, siis tema rääkis ka sellest, et neil on nagu laborites on igasuguseid huvitavaid asju, mis võib olla veel suhteliselt kaugem tulevik, aga näiteks see, et kuidas nad suudavad, vähemalt loodavad, et suudavad ja praegu esimesed katsetused on väga loodust andvad näiteks selle järgi, kuidas sa puuduta oma telefoni ekraani, kui täpselt või kui kiiresti või mitu korda suudavad üsna hästi ennustada dementsuse ja Alzheimeri ja muude selliste haiguste teket, ehk siis nad suudavad, et nende lootus on see, et see on nagu küll mitme aasta kaugus nende vältil, aga et tulevikus ikkagi telefon suudaks nagu varakult need sümptomid ära tunda ja siis hoiatada sind, et saaks arsti juurde minna, sest selliste asjade puhul on see varajane tuvastamine väga oluline, eks ole. Et tegelikult nad võtavad seda üsna tõsiselt ja mulle tundub, et nad näevad selles väga suurt äri, eks ole, et selles mõttes kogu sellest terviseandmetest päriselt nagu kasuliku info välja sõelumises ja inimestele edastamises. Ei, see, et mis ma ütlesin, et me kahjuks kõik vananeme, see tegelikult on tänapäeva ühiskonna loomulik selline osa, et me vananedes ju tahaks saada digitaalselt nii-öelda monitoorida ennast ja parimat abi, aga mulle tundub, et vaata Samsung ka tutvustab pressile ja ajakirjanikele oma tooteid ja püüdab nagu teavitust tõsta. Mulle tundub, et võib-olla ma lihtsalt olen väga vähe silmaringiga, ma tahaks, et arstid oskaksid patsientidelt küsida, et kuule, kui sa kasutad nutikella, et näita mulle siis, mis su kell ütleb ka. Et mitte, et nagu me peaks aktsepteerima seda kui meditsiiniseadet, aga tegelikult on siukse tore, kui perearstid ka nagu soodustaksid seda, et kuule, et vaata ja jälgi ja vaatame pärast koos neid näidikuid. Mida peab vist ütlema nende näidikute kohta veel, et kuna mul ka juhtumisi on Samsungi telefon testis koos selle kellaga, et siis kõik need näidikud ikkagi toimivad, aga ma olen aru saanud, et kui ma näiteks oleks nüüd Samsungi kella paaritanud mingi Pixeli telefoniga või mingi muu telefoniga, siis ma ikkagi sellist anatoomilist infovaramut ei saakski, et need asjad tahavad, et mul oleks Samsungi telefon.
ehk et Samsung Health on nagu see äpp seal ja see siis kuidagi tunneb ennast kõige paremini Samsungi telefonis. Et see on nagu väide, mille paikapidavust ma ei saa kuidagi kinnitada või ümber lükata, sest mul oli testis, on praegu ka Samsungi telefon, kus see kõik siis juhtub, aga seda on nagu kurdetud, et sa ei saa siis ma ei tea, piksliga või millegi teisega siis päris kogu seda toredust kätte seal neid vererõhke ja asju, mida ta siis muidu teeks. Aga Meelis, võta korra sina veel kokku siis selle ultrakella eripärad või mida see kokkuvõtteks ütleksid, miks see ultra on ikkagi erinev? No sellepärast, et see on ultra. No, ultra hind. Ma saan aru, et ultraga võid sa vist ka hüpalta Soome lahes vette ja kohe peaga põhja söösta, et seal oli mingi meeletud sukeldumise peale rõhut. Jaa, et millegipärast kõik seda viimasel teevad, mina pean seda ikkagi endiselt niši omaduseks, aga see on ilmselt, mis puudutab nutikellast, siis sukeldumisest räägimiseks ja sukeldumisrežiim on koos tuntud sukeldumisfirma Maresega tehtud ja see on võib-olla tänu sellele, et nad ei ole seda ise välja mõelnud, on võib-olla üks just tarkvara poolest üks parimaid sukeldumislahendusi kelladel praegu, mis ei ole spetsiaalne sukeldumiskell. Küll on aga see, et see on tasuline funktsioon, mis ma arvan, et võib-olla ei ole suur probleem, sest need inimesed, kes sukeldumas käivad, neil ostavad nagu nii endale kalli varustuse ja see mõni euro kuus maksta võib-olla ei ole, selle Mares äpi eest ei ole suur probleem. Et iseenesest siis see tähendab muidugi seda, et kell ise on veel veekindlam ja veel nagu paremini kaitstud igasugust elementidest kui varem. Aga jah, sukeldumise tugi on nüüd ametlikult ja korralik olemas. Aga kaks asja, mis on tegelikult muutunud päris palju või tegelikult siin on mitu asja, mis on muutunud. Esimene asi, mis on väga palju muutunud, on aku suurus, mis on 35% suurem, 800 mAh versus eelmine versioon. Teine asi, mis on muutunud, on ekraani eredus, mis on ka metsikult suur ja kõige eredam ekraan üldse kõigist kelladest praegu 5000 nitti. Nüüd praktikas on niimoodi, et olgem ausad, aga 5000 nitti ja 3000 nitti vahel Eesti suve päikese all väga suurt erinevust ei ole, aga on kaks kohta, kus see 5000 nitine eredus võib kasulik olla. Esimene on see, et kui sa kasutad seda kella ereda päikese all ja sul on samal ajal väga tumedad päikeseprillid, siis tegelikult on erinevust täitsa olemas. Ja teine asi on see, et kui sa tahad ekraani kasutada taskulampi, teatavasti Samsungil erinevates kallimates kellades ei ole eraldi taskulampi, siis selle ekraani eredus ikkagi nagu ümbritseva näitamiseks on täiesti hoopis teisel tasemel, kui ta oli varem. Ja need on need kaks asja, mille jaoks tegelikult see ekraani suurem eredus nagu kasulik on. Võib-olla kui sa oled kuskil Hispaania päikesel, kus on eredam päike kui Eestis või vähemalt tundub eredam, siis võib-olla on ka rohkem kasu, aga tegelikult siis 3000 nitisest teiste kellade ekraanist on ka piisav. No kui sa akud mainisid, just tahtsingi vahele kohe küsida, et minul oli seal probleem, et just see iga päev ikka pidin laadima ultrat, sa ilmselt iga päev ei pea laadima. No akuga on kummalised lood, ehk siis jah, ühtepidi võib öelda, et tegemist on ilmselt kõige paremini kestva Androidiga kellaga, mis praegu müügil on. Topelttõsi on see sellepärast, et Androidi maailmas teatavasti on kurvad lood ja kellasid tehakse järjest vähem, et OnePlus on turult lahkunud, kelle akud kestsid hästi, Mobvoi, TicWatchid on ka turult lahkunud, kelle akud kestsid hästi, et tegelikult siin väga konkurentsi ei olegi. Aga küll on see, et aku kestvus sõltub väga palju kasutamisest ja siin on nüüd nagu oluline see, et mis on sinu jaoks tähtis, eks ole. Esimene asi on see, et see kellel on uus protsessor, Qualcomm'i Wear Elite, mis on täiesti vanasti kasutades Samsung enda protsessorid, see on oluliselt võimsam protsessor ja väidetavalt ka oluliselt säästlikum, aga need kaks asja on pöördvõrdelised, ehk siis kui sa kasutad seda kella vähe või sa ei tee sellega väga palju aktiivseid asju, see kestab väga hästi, kui sa kasutad seda kella palju, see aku ei kesta väga hästi. Ja ma arvan, et siin mul tundubki, et selle uue protsessori selline hüplikkus, kui palju ta energiat säästab või kasutab, sõltub väga palju kasutusest ja tegelikult sõltub see ka väga palju sellest teistest asjadest, nagu Glenn just ütles, kõik, mida ta mõõdab, eks ole. Minu tulemused olid sellised, et kui ma kasutasin seda väga tagasihoidlikult niimoodi isegi, et mul oli alati sees ekraan sisse lülitatud ja ma ei kandnud teda öösel magades ja mul oli väljas need verehapniku sisalduse määramine ja näiteks üks uus asi, mis Samsungil on see helitugevuse mõõtmine, et hoiatab sind, kui see kontserdi heli liiga palju on, see mis võtab väga palju akut, eks ole. Kõik sellised asjad väljas olid, siis ma üllatus sain selle akuga sisse lülitatud alati sees ekraaniga 5 päeva. Mis on ikkagi nagu väga hea tulemus ja ma arvan, et välja lülitatud ekraaniga ma saaksin ilmselt päeva kindlasti juurde. Kui ma lülitasin kõik need asjad sisse ja kasutasin seda kella magamiseks ja ma ei tea, norskamist ma küll ei tuvastanud, aga need igasugused muud hapnikusisalduse mõõtmised ja hingamise kiiruse mõõtmised siis on sees, siis ja muidugi samal käisin ka nagu natukene rattaga sõitmas ja kõndimas
paar tundi üle päeva, siis noh, 2 päeva. Ehk siis nagu kohe kukkus oluliselt, eks ole. Aga ma arvan, et enamus inimeste kasutamine jääb nende kahe vahele ja ma arvan, et siuke 4 päeva tavaliselt, kui sul ei ole AOD sees, saab selle kellaga ilusti hakkama, nii et selles mõttes aku on okei. Võiks olla veel parem, aga iseenesest arvestades, et konkurentsi ei ole, siis on täiesti hea. Kus ma tahaks nagu kurta pigem on tarkvara pool, et üks asi on see, et Samsung teeb asju teistmoodi kui teised Androidiga kellad ja endiselt mulle siin mõned asjad ei meeldi, aga see on maitse asi, selle üle võib-olla vinguda ei ole mõistlik, aga küll võib vinguda selle üle, et 2 aasta jooksul ei ole nad teinud nagu mitte midagi paremaks, ehk siis 2 aastat tagasi ma kurtsin, et kellal on 3 nuppe, mulle väga nupud meeldivad, aga nende nuppudega ei saa praktiliselt mitte midagi teha, ehk siis osad nuppud ei tööta topeltpuudutus või sinna alla ei saa midagi seada, osadel ei tööta pikk nupud puudutus, eks ole, ka keskmisel nupul. Keskmist nuppu saab seadistada käivitama spordifunktsiooni või taskulampe või veel paari asja, aga sa ei saa nagu valida vabalt, mida sa tahad teha. Töötab ta ainult kas ühe või topeltpuudutusega, seda saab määrata, et kogemata vajutaks peale, saab panna topeltpuudutusele reageerima ainult, aga sa ei saa määrata nagu tavalise topeltpuudutuse peale erinevaid asju, ehk see kõik on väga-väga piiratud. Teine asi, mida nad ei ole teinud paremaks nii kalli spordikella puhul on see, et tal on olemas siis radade GPX failiga marsruutide või radade nii-öelda lisamise võimalus, aga seda ei ole Samsungil endal, vaid sa pead leidma Stravast või Garminilt või kuskilt mujalt selle importima selle raja, siis sa saad nagu navigeerida, aga sa ei saa teha vaikimisi ja kui sa lähed näiteks kõndima või jooksma, siis sa ei saa võtta või lisada oma nende spordiväljade alla kaardivaadet, mis on nagu minu arust jabur, et ühel väljas spordi tegemise mõeldes spordikellal peaks olema nagu üks andmeväli peaks olema kaart ja seda siin endiselt ei ole. Google Maps on muidugi olemas, aga sa ei saa seda kasutada nagu spordi jaoks. Ja kolmas asi on see, et pikalt ei ole olnud Samsungi kelladel väliste andurite tuge. Selle aasta nad tegid väga pikalt rääkid sellest, kuidas nüüd on neil väliste andurite tugi. See väliste andurite tugi on ainult jalgratta jaoks. Ehk siis on jalgratta puhul sa saad panna need power meeterid või jõumõõtjad ja muud sellised asjad külge ja nii edasi, aga endiselt näiteks kui ma tahan minna jooksma, ma kasutada välispulsivööd, ma ei saa seda teha. Kui ma tahan kasutada footboardi või seda jala tossu külge käivat täpsemad andmete kogumise vidinas, ma ei saa seda teha. Ja see on nagu kummaline, see on tänapäeval olemas isegi nagu 100 või paarisaja euroste spordikelladel on seda olemas. Ja kolmas asi on see, et kõik need spordifunktsioonid on sellised, nad on üsna head, aga samas on siin nagu kriitilisi asju puudu, ja see on nagu kummaline, et need on kõik need asjad, millele on tähelepanu juhitud 2 aastat tagasi, kõik testijad on selle üle kurtnud ja nad ei ole mitte midagi selle koha pealt muutnud. Pole muutunud, okei. Ja, et selles mõttes ma kokkuvõtteks saangi öelda seda, et see on väga hea nutikell, väga kallis kell ja kui küsimus tekib siin ja samal ajal ta ei ole endiselt nagu väga hea spordikell. Ehk siis ma pigem ei soovitaks seda spordikellaks, aga ma võin soovitada seda nutikellaks nendele, kes tahavad aeg-ajalt ka mingeid spordiasju teha, aga ei ole nagu tõsised spordisõbrad. Ja kui ma küsida seda, kas seda soovitada või mitte, siis ühtepidi võib öelda, et see on jaburalt kallis kell, aga teistpidi on see, et see ei takista ostmast meid 1000 euros Garmini Phoenixit või Apple Watch Ultrat, eks ole, mis on veel kallim. Nii et ja arvestades, et samasuguse kaua kestva ja sama tugeva korpusega teist Androidiga nutikella turul ei ole, siis selles on Samsung siin jälle üksi ja neil on siin hea laiutada ja sellepärast ilmselt ta siiski väärib ka soovitust, kuigi ma arvan, et võib-olla jällegi nagu sellist asjade puhul ikka, et võiks võib-olla oodata, kuni sind natukene kukub, sest et kuskil 500 eurost on tegemist väga hea kellaga, 700 euro eest ma ise natuke kahtlen, aga samas ma ütlen, et kuna ta on nagu oma nišis üksi, siis siin on nagu olemas koht. No eks siin küsimus on ka see, et lõpus, et kes üldse kella valib, et kas ostab siis tavalise Watch 9 või nüüd selle Ultra. Kahtlemata võib-olla, kui sa siis sama intensiivselt jälgid ja asju teed, siis see Ultra suurem aku ikkagi on argument, aga ta maksab ka kõvasti rohkem ja see kell ise on ka ikka palju kobakam, nagu ma alguses ütlesin, et kui ikkagi valida, kas võtad Watch 9, see on ikka tuntavalt selline saledam kell. Ja muide üks asi, mida nad on teinud, on see, et kuigi nad panid sisse 35% suurem aku, tegid nad korpuse millimeetri võrra väiksemaks. Ja teine asi, mis kehtib mõlemate kellade puhul on see, et uued rihmad on kõvasti mugavamad käe peal, oluliselt pehmemad kui varem ja see on ka suur edasiminek. Aga jah, et nad on kusjuures see 1 millimeeter õhem korpus tegelikult tundub, et see on nagu 11 versus 10 millimeetrit mõttetu vahe, aga tegelikult see on
ta on oluliselt mugavam magada, kuigi ta on ikkagi suhteliselt ebamugav, ta on väga suur ja raske kell, eks ole, aga ta on oluliselt mugavam kui eelmine ultra öösel une jälgimiseks kanda. Tõmbame siis Galaxy teema kokku, aitäh ülevaate eest ja kes on kella valimas, kaalumiskohti on palju. Aga meie saateaeg on sealmaal, et lubatud elektrimootorratas nõuab rohkem tähelepanu, rohkem aega ja sellest me räägime järgmisel nädalal, mitte tänases saates. Aeg on otsad kokku tõmmata, aga Glenn, sul on veel üks avalik teadaanne öelda enne, kui me paneme punkti saatele. No puudutab see minu kirgliku hobiprojekti nimega taustakontroll, mis küll tõsi vahepeal on jäänud suhteliselt tähelepanuta, aga see-eest on sellele tähelepanu pööranud ikkagi need 100 testijad. Ütlen teile aitäh, keda tänaseks ongi juba üle 100 ja mul on tulnud ka sellist tagasisidet, mis on olnud väga asjalik. Seal on olnud märkusi, et alumise serva üks kustutamisnupp blokeerib ära nupud. Tõsi, selline viga seal oligi, sest tõepoolest mõned Samsungi kasutajad ja võib-olla veel keegi kasutabki telefonil all nuppe. Ja siis selgus, et see kustutamisnupp läheb nende nuppudega kohakuti ja oli veel mõningaid märkusi. Ma proovisin neid märkusi niivõrd kuivõrd arvestada ja ikkagi sundisin siis agente tegema uusi versioone ja loodetavasti selle saate kuulamise ajaks on ka selle äpis tulnud uuendus ja ma tegin ka ühe sellise suure mahulise, ütleme siis kõige selle uuenduse, et ta seda numbrit nüüd skaneerib või tuvastab, teeb seda OCR-i siis nii-öelda telefoni sees hästi kiirelt, et ta ei tee siis esialgu päringut kusagile pileserveritesse, vaid nii kui ta leiab siis õige numbri, mida ta arvab, et see on õiges vormingus, õiges formaadis, siis ta kohe lupsti otsib, aga see nupp on jäetud siin alles, et kui inimene tahab näiteks, ma ei tea, pimedas porises või kuskil iganes, kus telefon võib-olla ei leia seda numbrit kohe, siis tal on võimalus vajutada ikkagi seda otsingu nuppu ja siis tehakse ikkagi päring Google'i pileserverisse, kus peaks olema nagu kvaliteetsem OCR, aga muidu üritab telefon teha seda OCR-i ja siis üks kirjasaatjaga juhtis mu tähelepanu sellele, et kui on numbri aluse peal seal mingisugused kirjad ja muud sümbolid, et siis kipub see äpp välja lugema hoopis või arvama, et tegemist on PIN-koodiga ja loeb mingisuguse keerulise tähtede kombinatsiooni ja tegin sinna siis juurde ka sellise selektori, et nüüd siis saavad inimesed ise valida, et kas siis see äpp üritab siis aru saada, et ma sihin PIN-koodi või numbrit, et see on siis ka nagu valiku võimalus ja veel kord 100 000 tänu, testige ja kasutage, kui on midagi pahasti või hästi, siis igatahes võite kirjutada sellel aadressil, mis seal oli, see oli vist taustakontroll@pilvere.ee vist, mis ma sinna panin või sinna gruppi ja teen siis mõningaid parandusi ja siis versioon 2.0, ütleme siis nii, võiks olla see, kus on mingid uuendused sees ja panen ta siis jälle sinna üles. Olgu, aitäh siis teatajande eest ja aitäh kõigile testijatele ka. Meie saade tänaseks on jõudnud lõppu, nagu öeldud, jäi rääkimata veel palju hingele, mida siis tuleb kõneks järgmisel nädalal. Ütleme tänaseks nägemist ja järgmise nädalani.